Samamoodi neid hingetuid inimesi on nagu kõikjal. Et see ei ole, hingetu inimene ei ole mingi selline, et haruldus. Et oleks haruldus või ta oleks mingis kindlas sektoris nii-öelda, et olekski ainult, ma ei tea, mingi firma omanikud. Neid on kõikjal, neid on haiglates, neid on kohtutes, politseis, kiirabis, ma ei tea, suvalises pangas, söögikohas, tanklas, you name it, nad on igal pool. Seal ei ole nagu konkreetset asja, et sa oskaks nagu, et ma hoian seda teevala, ja ma ei taha nendega kokku puutuda. Et sorry, kui me nüüd kellegi mulli roosa maailma ära lõhkusime. Mina olen Helis. Ja mina olen Piret. Ja meie oleme Your Spiritual Momies podcast. Nii. Long time no see. Long time no see. Meil olid väikesed, väga suured tehnilised viperused eelmise episoodiga. Nagu alati. Ja kui te olete kuulanud eelmist episoodi, siis on ka sealt kuulda tegelikult veidi neid sõnade kadumisi mingitel momentidel. Näiteks, kui me räägime või hõikame oma valju häälega disclaimer, siis see pool kadus ära täielikult. Aga me nimetame seda jälle, et tehnilised viperused või kui võtta siis natuke spirituaalsemalt poolelt, siis kui siin on palju, kes rääkida soovivad, siis ongi täiesti arusaadav, et mikrofonid natukene ei saa täpselt aru. Kaasa arvatud meie. Nii, aga ennem kui me alustame siis tänase imelise teemaga. Disclaimer! Disclaimer. Your Spiritual Momies podcastis jagame me teemasid, mis põhinevad meie isiklikel arusaamadel, tõekspidamistel, uskumustel, kogemustel, läbielamistel. Saates kõlab ei ole professionaalne nõustamine, teaduslik fakt, universaalne tõdevaid meie subjektiivne maailmapilt. Iga kuulaja vastutab ise selle eest, kuidas ta jagatud infot tõlgendab ja kasutab. Kui jutu tuleb tervisest, vaimsusest, suhetest või muudest tundlikest teemadest, soovitame vajadusel konsulteerida vastava ala spetsialistiga. Nii. Tänaseks teemaks on meil siis hingetud inimesed ja veel natukene boonustena juurde asju ja kõike muud huvitavat. Nii, aga mis siin ikka, hakkame siis pihta. Kes on hingetud inimesed? Hingetu inimene on tavaliselt keegi, kellel on järgmised omadused. Empaatia puudumine, ta ei suuda või ei taha mõista teiste inimeste tundeid. Manipuleeriv käitumine, ta kasutab teisi inimesi eesmärkide saavutamiseks. Vastutuse vältimine, oma tegude tagajärgi ei tunnista. Külm ratsionaalsus, otsused tehakse ainult kasu põhjal, ignoreerides moraali. Hingetu inimene, millest me räägime. Täpselt. Et kui sul ikka nagu pole ühenduses oma hingekesega, siis ega sul ei saagi olla vastutust, empaatiat, millest me oleme moraali. Väga palju rääkinud ja mis jookseb ka tegelikult meil nendest nartsissistid, sotsiopaadid ja kogu see krempel läbi. Ja muidugi ka eelmine episood, vastutus, austus, usaldus, suhted tegelikult, et need jälle taaskordselt kõik need 3 teemat on omavahel seotud. Et see tuleb nagu järjest, et ongi, et hingetu inimene ongi see, et sa tegelikult saad ka aru. See ei peagi olema siin mingi spirituaalses vaimsus maailmas. Sa saad tegelikult aru, et see inimene ei ole nagu päris kohal. Et näiteks, kui sa nagu räägid, on ju, sa räägid ja sa näed nagu silmadest, et nobody home. There's nobody home, Et nagu mitte midagi või sa nagu räägid talle ja ta nagu hakkab mingit täitsa teist teemat, sest et ongi, et talle ei jõua. Ta ei jõua temani, ta ei saa aru, ta nagu hakkab oma mingit asja üldse taustima ja kõik, et ta lihtsalt
Nobody's home behind those eyes. ja, või täpselt sama, nagu me alati ütleme, su üle laipade minek, ilma nagu, ma ei tea, mõtlemata on põhjus seost tagajärg, mida mina alati ütlen, et see on täiesti null. Ja olematu. Nii, siis küsimus, et miks inimesed muutuvad hingetuks? Sellise käitumise põhjused võivad olla erinevad. Näiteks raske lapsepõlv või trauma, mis on vähendanud usaldust teiste vastu, keskkond, kus julmus või egoism on normaalne. Selle koha pealt keskkond, Jokeri esimene see film, et kuidagi kõik asjad kaovad ära. See nagu, sa oled saanud nii palju traumasid ja see lapsepõlv ja kõik asjad, et sa lihtsalt nagu, meil on palju filmidest tegelikult ju tuua, Joker on üks nendest tegelikult. Joker on üks nendest, mis ongi see, et sa saad nagu haiget, et ongi lapsepõlvest hakkab see keskkond, sa saad mega palju traumasid, triggereid ja ühel hetkel sul käib mingi plõks. Sul käib lihtsalt midagi ära, mis tähendab seda, et su tunded lähevad kõik kinni. Ja sa oled nagu täitsa antipaatiline tegelikult. Antipaatia vaata, et sul ongi nagu, et sa ei tunne mitte midagi, mida sa tavaliselt tundsid. Nagu emotsioonid lihtsalt nagu sa lihtsalt nagu oled ja that's it. Ja sa lihtsalt naerad, nagu ta seal tegi, vaata. Ja sa oledki nagu, what the fuck? Nii, isiksuse häired, mis mõjutavad empaatiavõimet, võim ja kontroll, mis võivad muuta inimesed tundetuks teiste kannatuste suhtes. True that, no mul ikka see keskkond on ikka, võt selle keskkonna suhtes ja keskkond meie ümber ikka täiega muudab. Ei, see on see, mis nagu alati mõjutab tegelikult. Et vaata, me mingi päevad rääkisime, et kui vaatame praegu Helisega seda American Horror Story ja rääkisime ka nagu sellest, et me oleme praegu selles seasonis, kus on need freak show'd, mis kunagi tsirkustes olid, et inimestel on mingi deformatsioon. Ja siis rääkisime ka, et miks on niimoodi, et nagu inimesi nagu narritakse, see hakkab ju tegelikult lapsepõlvest pihta. Et kui sinu kodus, sinu vanemad teevad maha kedagi, kellel on mingisugune füüsiliselt nähtav probleem. Või no kas või vaimselt, et ta ei ole nii nutikas või ta ei ole nagu nii arenenud nagu kui tavalised inimesed nagu on. Et siis see ongi umbes see, et leibeleid pannakse inimestele külge nii kergelt. Ja siis lapsed õpivad seda ja nad lähevadki sellest elust läbi sellega, mis nad on nagu kodust õppinud. Ja siis ka täiskasvanu, sest mina näiteks oma lastele küll nagu seletan, et jah, osad inimesed on teistsugused. Ja see on okei. Ja see on okei. Näiteks, ma ei tea, mäletan oma vanema tütre lastes ühel lapsel oli isa, kellel olid need fake jalad, vaata, need fancy'mad. Ma ei tea, ma ei oska seda öelda, me võime siia pildi panna, mida ma mõtlen. Ja siis ka nagu osad lapsed mingi näitasid näpuga, minu laps vaatas jumala nagu mingi täitsa tavaline asi, vaata, et ongi, et me ka nagu soovitame, kui me siin nagu laste peale läksime, et kui teie olete empaatilised, on ka teie lapsed empaatilised. Lapsed õpivad tegelikult meie käest empaatiat. Kodust väga palju. Et samamoodi ka see, et kui inimestel on mingisugused, ongi mingid hädad füüsiliselt, vaimselt, mida iganes, siis ei ole, et see inimene ei ole vähem. See ei lähe seda inimest narrima või nagu kõige hullemad juhud on need, kus neid inimesed minnakse nagu narrima ja peksma, mis minu jaoks on nagu what? Et ka nagu ja see võib olla mindblown osadele, aga kui me räägime siin hingetust inimesest, tegelikult hingetud inimesed on ka lapsed. Me ei räägi ainult täiskasvanutest. Ka lapsed tegelikult on nii ära rikutud, väga paljud lapsed, kus sa vaatad nagu, et seal pole mitte midagi. Ja see on laps, et mõelda veel seda, et kui ta saab täiskasvanuks või jõuab puberteedika, et ja need asjad, mis ta nagu teha võib või tegema hakkab, et see on crazy, et tegelikult sa kuuled ju väga palju uudistest, kus siin just tegelikult Eestis hiljuti on olnud päris mitu juhtumit, kus on nagu lapsed teinud mingeid asju, et ja siis on küsimus, et miks. Et tegelikult... Ja siis me tulemegi siia, et kui me võtame selle järjest, et miks on nii palju problemaatilisi lapsi, noori, täiskasvanuid, sellepärast, et psühhiaatriline abi
on lihtsalt nii pikkad järjekorda. Ja siis meile öeldakse, et sorry, me ei saa sind aidata. Ja noh, samamoodi neid hingetuid inimesi on nagu kõikjal. Et see ei ole, hingetu inimene ei ole mingi selline, et haruldus. Et oleks haruldus või ta oleks mingis kindlas sektoris nii-öelda, et olekski ainult, ma ei tea, mingi firma omanikud. Neid on kõikjal. Neid on haiglates, neid on kohtutes, politseis, kiirabis, ma ei tea, suvalises pangas, söögikohas, tanklas, you name it, nad on igal pool. Seal ei ole nagu konkreetset asja, et sa oskaks nagu, et ma hoian seda teevala, ja ma ei taha nendega kokku puutuda. Et sorry, kui me nüüd kellegi mulli roosa maailma ära lõhkusime. Jah. Mis viib mu selle tegelikult, see on ka siuke väike side note või niimoodi, et on usku, pirksikesel, nuhnukesel on usku, et no tegelikult selles suhtes, ega mul on ka ikkagi, et sa näed inimestes head. Aga kuidagi viimasel ajal on see, et kui sa kõnnid tänavapildis ja sa loed näiteks inimeste energiat veitsa või sa nagu möödud neist ja sa tunned nende energiat, siis sa saad aru, et nagu enamustel ei ole. Kõnnid mööda saad lihtsalt mingi what the fuck nagu. Tühjus. Reaalne tühjus. Et nagu mis sa mõtled, kas on halb päev või nagu, ei, tühjus. Nada nagu. Et see on nii huvitav, kuidas on nagu, ma toon siia selle, let's be honest, ma olen seda väga palju nagu arutanud oma tuttavate kõikidega, et mina ei tea, aga reaalselt pärast seda koroona paska muutus täpselt niimoodi, et maailmale tehti restart ja kõik läheb nagu allamäge pärast seda. Kuidagi nagu ennem toimisid asjad, mis nüüd enam ei toimi. Pärast seda kuidagi hakkas nagu alla vajuma see kõik, et kuidagi nagu sa tunned, et nagu üliraske energia on igal pool ja nagu ükskõik kus sa oled tegelikult. Sa lähed lennukisse, raske energia. Sa ei taha lennukisse minna, kui on raske energia. Nagu hell to the fuck no nagu. Ma ei tea, sa lähed poodi kaubanduskeskusesse, sa kõnnid tänaval, sa sõidad autoga, sa reaalselt sõidad autoga, sa tunned seda, et lihtsalt nagu inimesed on nii triggeris, et mul on siuke tunne, et nagu mingi palun ära sõida mulle sisse, nagu sest sa triggeris oled. No. See on hea tunda nagu sellist, ka siin vaata mingi päev kõndisime ja siis oli nagu tundus, et täitsa nagu mõnus on. Ja üks päev oli tõesti mega. See oli 1. mai täpselt. Seda oli täpselt niimoodi, et nagu oleks mingisugune torm on, mis pühkis ära kõik mingi tolmu ja asjad ja seda oli lihtsalt nagu nii mõnus ja siis järgmine päev oli mingi 0-100 lihtsalt täielikult. Ja siis sa oled nagu vahepeal vaatad, meil on ka nagu see, kui me oleme kodus, tunneme mega hästi. Ja nii kui sa lähed nagu kodust välja ja teatud nagu maani kodust eemale, siis on nagu, see läheks nagu portaalist läbi ja sa oled nagu mingi see ongi, ma tahan koju minna, ma tahan olla oma kodus, oma kindluses, sest et seda paska tuleb igalt poolt. Täpselt sama, nagu me oleme siin mega paljudes osades rääkinud, on see verbaalne, emotsionaalne, see mingi tõmblemine nagu, siis vaatad neid inimesi, sul on nagu, mis sul häda on? What is wrong with you? Tegelikult on nagu, tahaks minna ja küsida, et kuule, nagu tule istu mu põlvel, räägi, mis sul viga on? Mis on su mured ja mis on su probleemid? Ei no päriselt, tegelikult on ju see, et nagu õppige rääkima. Et nagu ongi see hommikul on ju, on see pinge, vaata inimesed lähevad tööle, nad on mingi stress, nad on mingi jälle ma pean sinna minema. Ja siis arvaks, et nagu, et õhtuks on energia maas. Ei. See on veel hull. Nii, mõju teistele inimestele. Hingetute inimeste käitumine võib põhjustada mitmeid negatiivseid tagajärgi. Numero 1. Emotsionaalne stress ja trauma. Number 2. Usalduse vähenemine suhetes. Numero 3. Konfliktid ja sotsiaalne ebaturvalisus. Ja nüüd nagu let that fucking sink in. Emotsionaalne stress ja trauma. Kas te nagu pane korra pausile see. Ma tean, meil on väga raske teema täna, sest on energiast juba tunda. Aga seda iga episood. Pane nagu korra see pausile ja päriselt vaata endale otsa ja lihtsalt
mängi läbi mingid olukorrad, mis sul siin lähinädalatel, kuudel on olnud. Mõtle selle peale, kas ja kui palju draamasid oled sina tekitanud teistele inimestele. Kui palju emotsionaalset ja mitte ainult emotsionaalselt, kui ka vaimset, hingelist stressi oled sa tekitanud teistele inimestele. Tahaks ju. Mina ei ole isiklikult. Ma ei saa öelda tegelikult seda. Ma võib-olla arvatavasti olen, aga... Et lihtsalt nagu mõelge selle peale, et see ongi nagu, et kõigel, mida sa teed, on tagajärjed. Sinu tegudel, sinu sõnadel, ka sinu fucking mõtetel ja sinu energial on tagajärjed. True. Eriti mõtetel. Ja tegelikult energial. Et see, et mis energiaga sa seda ütled ja mis energiaga sa tegutsed tegelikult. See juba ju annab tegelikult ju energia kaudu annab. Ja samamoodi see usalduse vähenemine suhetes, et sa nagu avad, sa nagu julged ennast avada ja rääkida ja kõike ja siis seda ühel hetkel kustutatakse sinu vastu. Su sõbrannad, su pere, su lähedased, su, ma ei tea, töökaaslased, su oma partner. No kõik nagu. Mida kõike veel vaata, et jälle nagu kus me fuck oleme. Minu küsimus alati vist igas episoodis on what the fuck is going on society nagu? Ma ei saa ka aru enam. See on täiesti lappes lihtsalt. Nii, kui selline käitumine muutub ühiskonnas tavaliseks, võib see nõrgendada kogukonna sidusust ja inimeste vahelist usaldust. See on jälle, et see on see green light, giving a green light from society tegelikult. See on okei. Paneme vastu näppe, et see... Jah, see ongi nagu nii naljakas on vaadata, samamoodi naljakas on ju jutumärkides, et kui mingitel kõrgetel kohtadel inimesed teevad midagi, mis nimetatakse paha laps, ära rohkem tee. Ja siis, kui on tavainimesed teevad midagi, me saame fucking rahatrahve, me pannakse vangi, me saame, ma ei tea, tingimisi, ma ei tea, mingi 77 aastat on ju. Et nagu, see on ka nagu koroona ajal, vaata, oli ka hästi palju, vaata, oli, rääkisin nendest videodest, sest kui me tõime juba selle koroona asja sisse, oli ju samamoodi, et liikumiskeeld oli, on ju, lendamine, mis iganes. Ja siis mingi private jetid asjadega inimesed panevad ringi. Erinevad riikide vahel. Sa oled nagu mingi, oota, mida? Jap. Et oota nagu, kuidas sul on lubatud? Minna lennukiga. Aga mina ei saa tavalise reisi lennukiga kuskile minna. Aga lihtsalt see, et sul on pappi, sul on mõjuvõimu, sul on lubatud. Mida? See on tegelikult nagu eliitkooli lastel ka on lubatud palju rohkem kui tavakooli lastel. Ja siis sa oled nagu mingi, et oota nagu... Kus see nagu nihu läks ühiskonnas? No see ongi, see on ju see umbes... Et see sama, et ma ei tea, mingi eliitkoolis, erakoolis, laps teeb midagi, on ju, noor teeb midagi, MES-i lähevad kooli ja räägivad kõik ära, et noh, et teeme niimoodi, et lahendame see niimoodi ära, et märki külge ja... Ja siis on tavakoolis lapsel midagi toimub, märk küljes. Ilma selleta, et midagi sa saaksid üldse lahendada, mis iganes kohe automaatselt. Sul pannakse mingi värk külge, et nagu mis toimub? Päriselt, mis toimub? Tahaks sama teada. I have no fucking idea. Kui teie teate, palun andke meile oma arvamusi. Mis teie arvate, mis toimub või kuidas teie ennast ühiskonnas tunnete? Kas on see, mis on nagu, see on ideaalne ja kõik on tegelikult korras ja meie saame valesti aru? Ja, mis on ebatõenäoline too? Ja nagu ikka, kõik, mis me siin räägime, on meie tõekspidamised, kogemused, läbielamised ja nii edasi ja nii edasi. Lihtsalt ma kordan seda, sest et osad ei pruugi seda nagu registreerida lihtsalt. Või ei taha registreerida. Nii, spirituaalne vaade, mis on hingetu inimene. Spirituaalses mõttes peetakse hinge inimese sisemiseks olemuseks, mis sisaldab tema moraali, teadvust ja elujõudu. Mõnede spirituaalsete õpetuste järgi võib hingetu inimene olla numero 1. Inimene, kes on kaotanud ühenduse oma hingega.
oota korra, see võib natuke olla mindblown inimestele, et oota, mida? Kuidas võimalik oma hinge kaotada ja ting-ting-ting, see on võimalik ja me oleme kohtanud selliseid inimesi. Ja. Et see ongi see, et su hing, sa ei kuula ise oma hinge, sa ei kuula seda, mida sa päriselt tahad, mida sa päriselt soovid, sa oled matnud selle oma ego, oma traumade, oma triggerite, kõige muu pläusti alla. Ja see hing on põhimõtteliselt lihtsalt nagu kinnises kotis ja eksisteerib kuskil tundmatus kohas sinu sees. Ja vahepeal võib juhtuda ka lihtsalt selline variant, et su hing lükatakse välja. Kellegi või midagi poolt. Aga seda me räägime pigem Patreonis. Ja, sest et meil on nüüd sest Patreon. Lõpuks läks aega, aga pikemad videod või täiendavad videod, see ei ole isegi pikemad videod, täiendavad videod mingite teemade ja mingite asjade kohta on meil Patreonis. Samamoodi ka tänase episoodi veits sükene teine pool on pikemalt Patreonis, sest et see läheb natukene rohkem sinna täna, kuidas on siis tavainimese mõistes öelda conspiracy tiiri mõiste alla. Ma ei tea, miks ma neid jutumärke tegin, aga okei. Go and check it out. Tagasi on alati oodatud, et mida te sooviksite veel näha, mida te sooviksite rohkem teada meie kohta, siis Patreon on see, kus te saate meiega luua personaalse kontakti. Ja päriselt teada saada, kes on siis Pirks ja Helis. Täpselt. Et sinna me paneme ka rohkem isiklikumaid videosid, milleks on siis behind the scenes, kuidas, mis, mida. Samamoodi seal on ka väga huvitavaid teisi tulevasi teemasid, et saate kuulata meie introvideot, mis on, kus me räägime sellest natuke täpsemalt, et mis meie Patreoni lehel on. Nii, aga jätkame siis, et see käib siis number 1 alla, et mõned uskumused väidavad, et inimene võib elada viisil, mis eemaldab teda tema sisemisest olemusest. Kui inimene tegutseb pidevalt ego, võimu või ahnusajendil, võib ta kaotada kontakti oma moraalse keskmega. Let that sink in. Raha ja võim. 2 asja, millega sa kaotad väga palju iseendast tegelikult. Et sa oled nõus ja ego, kui sa lähed sellele nagu kolmnurgale. Ego, raha ja võim. Käivad suht vist ikkagi käsi käes ju tegelikult, sest et kui sul on ego... See on kolmnurk jälle, et kui sa seda pidi lähed, siis... Sest kui sul on ju ego, siis sa otsid võimu ja kui sul on võimu, siis sul on raha. Või vastupidi, kui sul on ego ja sul on raha, sul on ka ju võim. Et see on reaalselt ükskõik, kui pidi sa lähed, sul on võim, sul on raha, sul on ego, kõike. Et ükskõik, millist moodi sa lähed. Et nii, number 2. Inimene, kelle teadvus on täielikult ego juhitud. Spirituaalses filosoofias peetakse ego seisundit olukorraks, kus inimene keskendub ainult iseendale, võimule, kontrollile ja kasule. Sellisel juhul võib empaatia ja kaastunne kaduda. True that. Absoluutselt ju tegelikult. Sa nagu ei saa aru enam või ei mõista seda, nagu kaastunne, empaatia, kõik see. See on jälle see sama, vaata, kui sa oled nagu mega palju haiget saanud. Jaa. Sa ei mõista enam seda nagu, sest et sa oled, aga mulle tehti niimoodi. Aga mina sain haiget. Siis hakkabki minema sealt. Sa lähed sinna luupi tegelikult. Aga miks ma pean siis olema empaatiline ja kaastundlik, kui keegi minu vastu ei olnud? Ma ütleks, et see on isegi see nagu, et me läheks nagu tagasi lapse tasandile. Jaa. Tema tegi mulle nii, ma teen talle samamoodi vastu. Et nagu, Jaa. Tekib nagu see, et nagu, kas me oleme tagasi lasteaias? Jaa. Kas me oleme 7 jälle?
nagu tuua siia juurde ka see, et see kaastunne kadumine ja kõik see, siis tegelikult see nagu, kui sa viid need asjad ka suhtesse, see on täiesti õudne, et ma ei tea, kas me oleme siin podcast nagu puudutanud seda, aga näiteks eelmises osas oli see, kus me ütlesime, et ära võrdle enda partnerit vaata kellegi teisega. Et samas on jälle vaata seesama, et kus ka see kõik, mis me ka täna vaata siin räägime, on ju, hakkab mõjutama ka suhteid, et ongi see, et ma ei tee näiteks oma uuele partnerile midagi, sellepärast et teised partnerid ei ole seda hindanud või midagi. Jaa, aga sa karistad ju sellega. See on jälle, et sina võtad endale õiguse nagu oma uut partnerit reaalselt panna kannatama. Jaa, no karistada põhimõtteliselt. Jaa, kui öelda karmilt välja, karistada selle pärast, mida teised on teinud. Jaa, aga see on ju täiesti ebaaus ju. Ja samamoodi on ka see, et kui sul on see empaatia ja kaastunde kadumine, siis tegelikult see, kuidas sul on haiget tehtud, siis kas üks-ühele samamoodi sa teed ka teistele haiget, sa teed tagasi. Või sa teed veel hullemini tagasi. No see on jälle see ju, et katkised inimesed või katkised inimesi või teisi inimesi katki, vaata. Sest kui palju me oleme nagu kuulnud seda, aga mulle tehti nii ja siis on nagu, et okei, sulle tehti nii, aga kus on sinu empaatia? Et sa ju, kas sa ei mäleta seda tunnet, mida sa tundsid, kui sulle tehti nii? Et kui sa nagu tuletaks seda meelde, kas sa tahaksid päriselt, et see teine inimene tunneb seda sama? Vaeneb inimesest too. Ja täpselt, kui sa oled hingetu või sa ei ole hingetu, kui sa oled egotasel mitte, kas sa oled sotsiopaat, psühhopaat, nartsissist, aga lihtsalt nagu, et mis on ka meie podcasti mõte tegelikult on see, et me nagu arutame, me arutleme ja me tekitame küsimusi. Et meil ei ole, et see on niimoodi. Ei. Need on meie tõekspidad, meie uskumused, meie arusaamad, meie õppetund, mis meie oleme nagu läbi kogenud. Aga kui sina, kes sa seda kuulad, vaatad, sa tunned teistmoodi, siis ära karda tulla diskussiooni meiega. Kirjuta meile, et kuule, et mina kuidagi mõistan teistmoodi seda või kuidagi mul jäi kõrvu see, aga minul on täitsa teine arvamus. Siis julgege jagada seda. Me ei ole siin, et mingid, see on niimoodi ja me raiume mingit asja. See ongi täpselt see, et sellega ongi ju see, et kõigil inimestel on oma mõtted, omad nägemused maailmast ja kõik. Täpselt sama palju, nagu siin planeedil on inimesi, on ka nende arvamusi, ka nende nägemusi asjadest. Et see ei ole see, et nüüd see, mida me räägime, on ainuõige. Ei. Samamoodi nagu, ma ei tea, kes iganes tuleb räägib, et see nüüd on niimoodi. Ei, see ei ole ainuõige, sest igal inimesel on oma perspektiiv asjadele. Täpselt. Ja oma see, kuidas tema aru saab asjadest. Ja kui see klikib, kui sul klikib meiega, super. Kui sul ei kliki meiega, super. You do you, nagu ma alati ütleme. Me ei ole siin, et ma ei tea, mingit sekti luua või mida iganes on ju. Vaid see on see, et me lihtsalt tunneme, et meie tahame jagada. Et inimestel oleks ka mingit teine perspektiiv, mingit teine arusaamine. Me paneme mõtlema teid veitsa. Täpselt. Nii, ja number 3 on siis, et jutumärkides tühi kest. Mõnes alternatiivses spirituaalses teoorias usutakse, et osa inimesi võib toimida just kui jutumärgid tühjade kestadena. Nad käituvad nagu inimesed, kuid neil puudub sügavam emotsionaalne või vaimne ühendus teistega. True, ja ma olen kohanud selliseid inimesi tegelikult. Nad ei saa aru. Ei, nad ei saa mitte midagi aru. Neil ongi see, et nad kuidagi teevad seda ühte tööd 20, 30, 40 aastat. Neil ei ole ambitsioone, neil ei ole nagu neil ongi lihtsalt see, et nii on okei, vaata. Ma olen teinud seda tööd ja nii on mulle sobib. Ja või siis nad ei saa aru, et miks teised katsetavad. Ja liiguvad näiteks reisimised samamoodi, et on inimesi, kes ongi, et nad on lihtsalt ühes kohas. Terve elu. Nad elavadki, näiteks ma ei tea, Tartus või Haljalas või kuskil ja neil ongi, nad on terve elu seal ühes korteris elanud, neil on terve elu
seal ühes samas korteris olnud sama mööbel. Neil nagu, nad ei muuda mitte midagi iseenda elus. Neil lihtsalt on kõik täpselt sama. Nad sünnivad, nad elavad ja nad surevad. That's it. See ongi kogu nende elu mõte. Mis on tegelikult crazy jälle, kui mõelda. Kuna me ka enne mainisime, siis natukene meie väiksest conspiracy teemad asjadest. Ja sellest tühja kesta näitest on kohe sujuv üleminek. On näiteks nagu Greys ehk hallid tulnukad. See on see kõige populaarsem, kuidas alati meile tulnukaid piltlikult näidatakse. Filmides, samamoodi tegelikult on American Horror Stories oli ka ju see Asylumi seasonis olid Greys, et hästi palju kuidagi on meile Sci-Fi filmides igal pool on hästi palju, et on need hallid tulnukad, anyways UFOd. Jaa. Et samamoodi ju tegelikult inimesed, keda siis, kes on rääkinud, et neid on röövinud siit meie planeedilt ära, on ju olnud need Greys ikkagi, et nad on kirjaldanud. Alati räägitaksegi, et nad on hallid, on ju, neil on suured mustad silmad, nad teevad katseid. Täpselt, panevad sulle mingi kiipe külge või mis iganes asju. Et siis väidetavalt on Greyd päritolu on Zeta reticuli süsteem. Ja seda me juba mainimisi, et seostatakse inimeste röövimisega ja kuulsad juhtumid Betty ja Barney Hill näiteks. Et see on ka salatoimikud, vaata. Jaa, täpselt, vaatasin salatoimikud, siis mul oli ka nagu mingi... Aga vähem minul on alati tekkinud küsimus, et miks hallid? Miks kirjutatakse tulnukaid hallidena? Nojah, nad ei ole nagu rohelised ka ju. Mingites on, vaata, näitab natuke nagu rohelist pigem. Jaa, näitab pigem nagu rohelist, jah. Hästi huvitav. Natuke mõtlemisainet, jah. Siis tänapäeval väga populaarne. Oi, jah. Ülimalt populaarne conspiracy theory, et kes meil veel siin planeedil Maa on. Kas keegi oskab arvata? Pane korra pausile. Reptilians. Reptiilid. Ja, reptiilid. Kui palju see on sotsiaalmeedias? Oh my god. Ja. Aga see käib nagu jälle hooti sotsiaalmeedias ka, et mingitel momentidel on see, jälle tuleb, unustatakse ära, jälle tuleb, unustatakse ära. Täpselt, et et praegusel hetkel ma isegi ei ole väga tähele pannud, et kas praegu ei ole, praegu on see madalooaeg tegelikult. Väga ei tule kuskil sotsiaalmeedias või lihtsalt meie algoritm ei võta kinni seda. No, ma ei tea, võib-olla tõesti. Väide on see, et nad kontrollivad maailma, et enamus kõrgemad, kas presidendid, Vatikanis, et igal pool poliitilistel kõrgetel kohtadel olevad. Jah, et väidetakse ka, et Illuminati, see on ju reptiilianitest koosnev tegelikult. Et huvitav on see, et tegelikult oleks tore ju vaadata selliseid asju. Ja mis te arvate? Küsimus suurele ringile. Kas Eestis on reptiil? Jaa. Elis, see oli küsimus, ei vasta nii kiiresti. See on nagu seal mängus, vaata, kuldvillaks vajutasin kiiresti. Jaa, et igal pool on. Hästi palju on USA-s tegelikult meeletult nagu. Jaa. Et aga ega Eesti ka nii puhas ei ole, nii et tere tulemast Eesti. Siin on huvitavaid. Siin on väga huvitavaid tegelasi. Nii välimuseks on siis humanoidsed roomajad, siis väidetavalt populaarseks tegi neid David Icke. Idee sisu siis on see, et väidetavalt maskeerivad inimesteks, kontrollivad poliitikat ja majandust, nagu me juba enne mainisime. Ja sageli klassifitseeritakse vandenõuteooriaks. Nagu tavaliselt. Kõik on vandenõuteooria. Taevas nagu seal Ameerikas väga tihti on need UFO-laevad, on ju.
vandenõuteooria on ikka olemas. Area 51 tegelikult, et kõik asjad, et kuigi on tulnud ju mingid toimikud ja asjad välja, mis juba tegelikult mingil määral toetavad neid vandenõuteooriaid ja väga paljud vandenõuteooriad tänaseks päevaks on läinud täide. Nii et see panebki jälle selle piiri, et mis või kas tõesti kõik on vandenõuteooria või on ka selles natukene tõtt. Ja samas tekib nagu ka see küsimus, et lihtsalt teooria siia on ju, aga mis annab sulle see, kui tuleb mingi info ja sa paned selle kohe, et see on vandenõuteooria? Kas see on hirm? Et aga mis siis, kui see on tõsi või on seal midagi muud või seal on see teadmatus või alati on see, mis ka nagu mingisugused suured tegelased on öelnud, et miks sina inimesena arvad, et sa oled ainuke siin planeedil või ainuke siin universumis, et kui ülbe sa saad olla. Sest et tegelikult ju, let's be honest, me ei ole väga kaugele läinud. Kui me toome siia on ju ka need, mis on räägitud, on ju, et näiteks püramiidid. No kallikesed, kui sa nagu mõtled reaalselt, siis neid kive ei saanud tõsta inimesed. Seal ei olnud sellist tehnikat, mida oleks need inimesed teinud. Et lihtsalt sellised pisikesed asjad, mõtle natukene. Et mingid asjad on jah, et kui sa vaatad ka need hieroglüüf asju, mulle hullud need meeldivad, need Egiptuse need, et kui sa vaatad need hieroglüüfe, sa juba näed, seal on juba tehtud. Ala mingid autod ja lennukid ja mingid sellist, nagu, et kuidas nad nii 1000 aastat tagasi juba teadsid? No täpselt, et see ei ole ju nagu võimalik tegelikult. Täpselt, et nagu... Et selles suhtes tollel ajal ju inimesed tegelikult, nad ju joonistasid ja tegid need hieroglüüfe selle järgi, mida nemad nägid. Neil ei olnud sotsiaalmeediat, mitte midagi sellist, et guugeldasid kuskilt või küsid ChatGPT käest, et kas tulnukad on päris, vaata, või et lennukid ja asjad, et neil oligi see, et nad tegid seda, mida nemad nägid. Et see on ju see, et kui sa oma silmaga näed, siis nagu, isegi tegelikult, kui sa oma silmaga näed, päris tihti on see, kas ma nägin õieti? Jaa, sa nägid õieti. Nii. Järgmine. Siis on Nordics Pleiadians. Pleiadians? Pleiadianid äkki. Pleiadianid äkki, jaa. Välimus on pikad, blondid, täiuslikud inimesed. Päritolu on Pleiadide tähtkuju. Seda on ka hästi palju kuidagi, ma olen nagu kuulanud mingeid lugusid või nagu, ka mingi podcasti, kus on nagu räägitud nendest. Et samamoodi neid nimetatakse jah nagu siis täiuslikeks inimesteks ja kõike, aga nad on hästi lahked ja hästi siirad ja hästi siuksed, et naljaga on ka see, et neil vist ka mingi kasutavad kristalle ja mingeid siukseid asju, vaata, et elavad looduses ja kõike seda, et jah, siuksed päris siuksed huvitavad ja nagu hästi nagu ilusad siis olema. Täiuslikud, täpselt. Et ja siin ongi, et head tulnukad nagu aitavad inimkonnal areneda. Et ma mäleta, kus ma seda kuulsin, aga see teema, et nemad, nii roomajad, ehk siis need reptilians ja siis need Nordics on olnud maa peal nagu samast ajast saadik. Et aga ongi see, et see on jälle nagu see good and bad. Ja see tuleneb näiteks 1950 kuni 1970 kontaktlugudest, näiteks George Adamaski sarnaneb tugevalt inimesele idealiseeritud kuvandiga. Ehk siis, see on jällegi see, et nagu enamus asjad on see, et keegi on kuskil näinud ja on öelnud, et kuule, ma nägin midagi siuke. Ma ütlen ausalt juba seda, et ma tean, et see on niisugune lühikokkuvõte tegelikult nendest praegusel hetkel, aga et kuna me olimegi alased lühikest ja kõike, siis need lähevad tegelikult siia alla, sest et nad kannavad ka, välja arvatud Nordics tegelikult on ju see, et nad craze, et nad näitavad ennast sellisena, nagu nemad on, aga samamoodi tegelikult on ju need reptilians, nemad ju kannavad
nagu flesh suit'i siis. Põhimõtteliselt. Nagu inimene, et ongi nagu tühi kest ja nad võtavad selle. No siit läheme edasi siis. On insectoids ehk mantids, välimus hiiglaslikud palvetajaritsikad. Väidetav roll on kõrgem intelligents ja neid juhivad ting-ting-ting kreis. Seda ma olen ka kuulnud nagu... Kust siis nagu need mantis palvetajaritsikate info tuleb? Ja on see, et peamiselt hüpnoosi all kirjeldatud abduction lugudest reaalsus, puuduvad füüsilised tõendid, sageli seatud alateadvuse visuaalidega. No see on tavaline, et kõige rohkem vaata tulebki hüpnoosi all tegelikult. Kuuled neid lugusid, kuidas keegi on aga hüpnoosi all hüpnoosi all tulevad kõik sellised traumad üles, millest sa tegelikult ise teadlik ei ole. Nii et selles suhtes, et no, kuna ma olen täielik ma armastan conspiracy theories'id ja julgen öelda, ma päriselt ise usun seda kõike vaata. Teades neid asju, mida ma tean. Ma on sama, sellepärast, et see, keda meie näeme, oleme näinud, kuulnud, tundnud, you name it, siis meid ei üllata enam keegi ega miski. Ja siis, kui sa kuuled neid conspiracy asju, siis meil on nagu mingi, see on tõsi, ju. Tuple. Lõpuks ometi, nagu läks kaua, aga okei. Et, selles suhtes kõik, vaata, kes on ju alameediumid ja mingid spiritualistid ja pravitsejad, tervendajad, selles suhtes nagu nad näevad asju, nad tunnetavad asju, mida tavainimene ei näe ega tunneta. Et meil käib väga palju külalisi. Igasugustest rassidest ja olenditest ja olevustest ja mida iganes veel. Nii et nagu te olete aru saanud, siis meie podcastis toimuvad paranormal activity'd vahepeal. Nii et igastahest veel on siis hübriidid, väide, inimese ja tulnuka ristandid. Tavaliselt seotud kreidega, geneetilisete katsetega, Anunnaki või Anunnakid. Päritolu päriselt eksisteeriv Anunnaki mütoloogiast. Kaasaegne väide tulnukad, kes lõid inimesed seotud planeediga Nibiru. Populariseeris siis Zachariah Sitchin. Reaalsus originaalis olid jumalad, mitte tulnukad. Tõlgendused on tugevalt vaidlustatud. Nagu alati kõigega. Et üks ütleb ühte, teine ütleb teist. Ja siis sa oled seal vahepeal. Oho, ja siis on shadow beings ehk varjuolendid, välimus, tumedad, varjulised figuurid, nähtud unehalvatuse ajal, perifeerses nägemises seotud ongi unehalvatusega, reaalsus väga hästi dokumenteeritud neuroloogiline kogemus, aju, projektsioon, hirmuseisundis. No jah. Ma olen ka näinud neid oma unehalvatuste ajal huvitavad asjad. Nagu... Mul oli kunagi unehalvatus, mäletan. Siis, kui minul kõik see alles algas ja kui mind nagu veeti igale poole. Ja siis ühel hetkel ma olin ühe nagu abistaja kodus ja magasin nagu tema külaliste toas ja siis tunnen nagu, et oh my god, ma ei ole toas üksinda. Ja sa nagu ei näe kedagi, sa lihtsalt oled, su füüsiline keha on nagu... Sa ei saa liigutada. Ja ma ei osanud tollel ajal, kuna see oli mu esimene kord ja kuna mul kõik siin kanalid olid lahti ja täiesti sassis kõik, sa ei osanud ka seda nagu suunata. Ja siis ühel hetkel oli see, kus mida ma nagu teha sain, oli see, et ma nagu siis kuidas see on siis telepaatiliselt saatsin talle teise nagu tuppa selle sõnumi, et I need help. Ja siis ta mingi aja pärast nagu tuli ja aitas mu seda unehalvatusest välja. Ma lihtsalt ei saanud liikuda ja mul oli nagu what the fuck, mis toimub, siis ei saa mitte sittagi aru. Ja mul oli ka ühe korra ju see, et ma elasin siis korterikaaslasega ja minul oli unehalvatus.
ja kuna mul käis suht tihti ikka siukene, vahepeal oli mingi kord nädalas, kord kuus, niimoodi, et ta nagu kõigepealt oli mingi kord aastas, siis oli mingi iga 3 kuu tagant, siis oli ka mingi 2 kuu tagant, ta läks nagu üliintensiivseks. Ja minu enamus askus mu autosid välja tulin, oli see sama, mingi ma ei viitsi täna. Ja nagu kõikjal ma räägin, nad ei saa aru sellest, ma olen mingi reaalselt, ei, füüsiliselt ma päriselt, ma vaimselt viitsin ka ja ma ei kartnud ka neid nagu. Et ma olingi lihtsalt, kuna see oli nagu nii tihe, siis oligi juba see, et kus olidki, et nagu ma ei viitsi, mul ei ole aega nagu sellega tegeleda, vaata. Ja siis mul endal oli unehalvatus ja ma ei tea, ma kuidagi tundsin, et pekki ma pean nagu sellest välja tulema, vaata. Et sellest unehalvatusest ma pean välja tulema. Aga nagu see oli lihtsalt teistmoodi unehalvatus, et ma sain nagu keha nagu liigutada, aga ma ei saanud rääkida. Et nagu hästi siuke imelik. Ja ma ei näinud nagu kedagi ka ega midagi ja ma tulin välja sest unehalvatusest, siis ma kuulan teisest toast, kuidas käib siuke nagu ma olen what the fuck, vaata. Ja siis tuli välja ka minu korterikaaslasel oli unehalvatus samal ajal kui minul oli unehalvatus. Nii et päris huvitav fenomen peaks mainima. Korraga mõlemal. Nii et väga-väga huvitav. Nii, ja siit edasi minnes on meil siis veel lisaks hingatutele inimestele ja ka väidetavatele teistele rassidele, millest me räägime veits pikemalt nendest teistest rassidest meie Patreonis. Siis, aga siia juurde veel on sellised asjad, ma ei tea, kas te olete üldse kuulnudki tegelikult, on teejuhid, näevad rohkem kui meie. Teejuhid on mentorid ja juhid, kes näevad suuremat pilti. Nad aitavad sul edasi liikuda, kui sa ise oled eksinud. Nad näevad rada, mida meie alles proovime mõista. Mõnikord on nad inimesed, teinekord olukorrad või kogemused, mis meid raputavad, et näeksime selgemalt. Spirituaalsel tasandil võib teejuhiks olla ka raamat või elu õppetund. Teejuhtideks ongi, et kui me räägime spirituaalsel tasandil on ju, on see siis kõrgem mina, algallikas, kuidas iganes sa nimetad ja siis on need siis teejuhid ka need abistajad, kes me siin oleme, on ju, tervendajad, sensitiivid, meediumid, nõiad, ma ei tea, you name it on ju, kõik see kontingent on teejuhid. Sest ongi, et me nagu kanaldame, me tunneme rohkem, me näeme rohkem ja siis me lihtsalt nagu aitame. Ja samas on ka need, ongi nagu, et ka raamatud, filmid, ma ei tea, hingesõnumid, mida sa võid võtta mingites kohtades, on meil kodus on. Või näiteks ka siin need fortune cookie sees, sa saad selle mingi sõnumi. Et ka need on tegelikult need juhid, et juht ei ole ainult füüsiline, et ärge nagu seesama, et juhiks võivad olla ka tegelikult kassid, koerad, kõik, et ma olen näinud neid TikToki videosid, kus on see, et mingi koer tuleb, inimesed, kes matkavad, koer tuleb nende juurde ja juhatab nad nagu sõnutses mõttes on teejuht nendele inimestele. Et nagu ta on võtnud selle oma tööks ja nii lihtsalt on ju. Et väga huvitav. Et teejuhte on meil tegelikult igal pool, see võib olla su pere, mis tehti ja kõike seda, nii. Siis lisaks teejuhtidele on ka veel suunajad, liigutavad meid edasi. Suunajad on inimesed, kes annavad selge suuna ja mõjutavad meie tegutsemist. Spirituaalsel tasandil on suunajad meistrid, kes paluvad meil ärgata. Mõnikord on nende surve täpselt see, mis äratab meis unustatud jõu. Suunajad on energia, mis sunnib meid tegutsema. Nad võivad olla inspireerivad või nõudlikud. Ja nüüd mõelge, kes on teie elus teejuht, mis me enne lugesime, kes on teie elus suunaja. Näiteks sama, sinu jaoks võib olla suunaja, võib täiesti olla see, et sind vallandatakse töölt. Ja sinu boss on sinu suunaja, sellepärast, et sa ei ole tahtnud seda tööd teha, sa oled mugavustsoonis, mis iganes põhjus seal on, tuleb suunaja, kelleks on sinu boss, ütleb, et tead,
sul on aeg minna. sa oled vallandatud, koondatud, mida iganes. Ja sa leiad tänu sellele, sa leiad midagi. Või oletame, sa oled reisil ja sa tahad minna näiteks ühes suunas. Ja siis keegi tuleb, ütleb mulle, et soovitaks tegelikult minna sinna. Samamoodi suunaja. Ja selle kõige imelisema koha ever. Ja samamoodi need suunajad on ka need, räägin enda kogemusest, eelmine aasta oli see, kus tänu ühele inimesele mina tegin oma elus väga drastilised muudatused. Samamoodi ta äratas mind üles ja ta suunas mind, kuigi see oli mega ebamugav, see oli mega valus, et mitte see, mida tema nagu tegi, et äratas minus mingisuguseid tundeid, asju, vaid see moment, kui ma saan aru, et oh my god, ma ei ole nii putsis. Nagu endale vaata valetanud, et need suunajad ja teejuhid, asjad, need ei ole alati positiivne sinu jaoks. See on see, mis tuleb nagu mugavus, nad teevad selle wake-up kooli sulle. True. Näiteks kui võtta suunajat see, et miks ma otsustasin minna lahku näiteks oma kutist ja ma olen backpack tripile. Nagu mind suunati selles suunas tegelikult juba mega pikka aega, sest see mõte juba hakkas tekkima mingil momendil. Ja siis nagu see kuidagi nagu see sai kinnitust ja kinnitust ja kinnitust nagu kogu aeg ja lõpuks sa teed ise selle otsuse või see tehakse sinu eest ja nii on. Ja see on täiesti, see on nagu nii, see on täiega lahe. Et kuna me räägime siin suunajatest ja teejuhtidest ja siin on veel, tuleb nagu edasi, soovitame teil vaadata sellist filmi nagu Ink. Ja seda saab YouTube'ist vaadata. Sealt me kusjuures võtsimegi selle, sest et seal nagu sa näed ilusti ära tegelikult. Et sa näed ära, et seal neid tegelasi suunatakse sinna kohta, kus nad peavad lõpus kõik olema. Neid suunatakse, neid mõjutatakse täpselt niimoodi, et nad jõuaks sinna, kuhu nad peavad jõudma. Ja see tegelikult see on väga... Piret näitas mulle, Pirks näitas mulle seda filmi ja tegelikult see on see, kus mina hakkasin aru saama, mis nad tegelikult on. Nii. Segajad raputavad meie maailma. Segajad võivad tunduda häirivad või kaose tekitajad, aga sageli toovad nad uusi võimalusi ja innovatsiooni. Segajad rikuvad rutiini, nad võivad tunduda häirivad, kaose tekitajad, aga ka loomingulised vallandajad. Spirituaalsel tasandil toovad segajad meile ülesanded, mis sunnivad meist iseennast nägema. Spirituaalne aspekt. Segajad sunnivad meid vaatlema oma reaktsioone ja hirme. See on peegel meie enda varjatud emotsioonidest. Elu on raputanud Kes sinu elus on raputanud sinu mugavustsooni ja miks see sind ärritas? Millal oled ise olnud segaja, mõtlemata, kuidas see teisi mõjutas? Mis on sinu reaktsioon kaosele? Põgened, kontrollid või vaatled? See on päris huvitav, see segajad. Segajad on mina olen olnud segaja. Ma arvan, et kõik oleme olnud segajad. Ma olen olnud segaja ja mind on segatud. Mõlema poolne vaata. Et see on et me kõik oleme olnud ühte või teistpidi segajad või meid on see segatud selles suhtes. Nii, kontrollijad hoiavad maailma koos. Kontrollijad jälgivad reegleid, protsesse ja kvaliteeti. Nad võivad tunduda piiravad, aga nende energia on vajalik, et elu ei laguneks. Kontrollijad kõige lihtsamad avamaailmas on öelda näiteks politseinikud. Ma ei oska praegu midagi rohkemat tuua. Seadused, mis vaatavad, on kirjutatud, et nagu kõik oleks kontrollitud ja seadused ja nagu spirituaalsel tasandil on ka, meil kõigil on omad missioonid, asjad, et ka seal tegelikult kontrollijad on,
et mida rohkem, mida tugevam on mingil hingel missioon, siis nad ka kontrollivad, et selle inimesega mitte midagi ei juhtuks. Et teda nagu hoitakse eriti, näiteks need inimesed, vaata, kes on olnud surmasuus mitmeid kordi, siis neile öeldakse, et sul on hingel olnud õla peal. Seal on see, kus kontrollijad on megalt hoidnud. Või näiteks see, et on mingi jõhker õnnetus ja inimene tuleb välja ja tal pole näiteks luumurdega ja teised on nagu, mida? Pole isegi kriimustust. Kuidas sa niimoodi pääsesid? Ei saa mitte midagi aru ja siis kontrollijad on mingi, me tegime jälle ära töö. Ja või see, et on ju olnud lugusid, kus üks inimene või mitmed inimesed on saanud ju neid äikselööke mitmeid kordi ja on elus. Täpselt. Aga see on ju see lähed kohe nagu, ju tegelikult. Jaa, see on jälle see, kuidas nagu ka kontrollijad ongi, et nad hoiavad, sest sa pead siin olema, sind on vaja. Ja siis on need segajad ja kõik see ja siis tekib mingi kaos. Ja siis kontrollijad tulevad kohe ja võtavad selle nagu kaose kontrolli alla. Et tegelikult, kui sa paned nagu kokku kõik need, siis saad tegelikult väga hästi aru, täpselt. Kes on kes ja mis on mis. Ja võtame siis ka viimase siia. On siis vaatlejad. Vaatlejad on passiivsed, aga kõige võimsamad. Nad koguvad, analüüsivad, peegeldavad. Spirituaalsel tasandil on vaatlejad meie sisemise tarkuse hääled. See on osa meis, mis lihtsalt jälgib, mõistab ja lõpuks juhatab. Vaatleja energia kutsub rahu ja teadlikkuse poole. Mõnikord piisab lihtsalt vaatlemisest ja kogu universum liigub ise oma rada. Täpselt. See on hea, sest et nagu ma mõtlen seda, et mul on pidevalt see, et vaata, mis saab. Täpselt. Et ma usun et universum teeb mu ees selle hea otsuse, vaata. Ma olen nagu mingi, let's see what happens. Et sind suunatakse, vaata. Et nagu, ma ei tea, see on mul olnud aastaid, on see, et kus ma olengi lihtsalt mingi let's see. Vaata, mis saab. Let's see what happens. Nagu päriselt. Et ka vahepeal on ka see, et väga paljudel inimestel, kui mul endal vahest on see, vaata, kus on mingi situation ja sa tahad kohe reageerida, vaata, sinus on kohe see reageering, see kontrollija või segaja või mis iganes rolli sa nagu võtad. Ja siis mingitel hetkedel on see, kus sul on nagu mingi, et sa tahad seda teha, aga siis sa tõmbad nagu ennast tagasi, sul on, ma ei tea, et vaatame, mis saab. Täpselt. Vaatame, mis saab. Nagu, et ongi sama, et emotsioon maha, mõtted rahulikuks ja siis alles vaatame, kas on vaja midagi teha, mis on vaja teha. Kas üldse on vaja midagi teha? Võib-olla see lihtsalt läheb ise. Võib-olla see situatsioon lihtsalt iseseisvalt rahuneb maha, läheb ära, mis iganes, et kõike seda. Nii. Ja siis siia ma esitan teile ka küsimuse, kes te kuulate ja vaatate meid, et kes on teie elus need kõik eelnimetatud? Kas te oskate pinpointida täpselt ära? Kas te ise tunnete, et te olete kellegi elus, kas siis suunaja, kontrollija, vaatleja, et let us know, sest et see on väga huvitav asi, sest algselt ma ei saanud aru. Kui keeruline aru saada. Kui Pirks mulle tegelikult rääkis seda, ma ei saanud aru. Ma sain aru sellest, kas oli suunaja või kontrollija. Kumb nendest. Suunaja vist, sest et ma võtsin seda, et suunaja just, et näiteks ma jään bussist maha. Ja jälle, kui ma pidin bussist maha jääma. Sellepärast, et võib-olla kui ma oleks sinna bussi peale läinud, oleks midagi juhtunud selle bussiga. Või et äkki just see, et minu energia läks sinna bussi, oleks tekib mingi konflikt kuskil, vaata, seal bussis. Nagu, see on nagu see, et mingid asjad lihtsalt juhtuvad põhjusega. Ja nii see on. Sa jääd lennukist maha, ja sinu esimene reaktsioon on perse. Fuck nagu. Ja mida ma teen? Sul hakkab paanika ja sul hakkab kõik see mõistus ja emotsioonid ja sa oled nii lappes. Aga siis, kui sa nagu astud tagasi sellest kõigest, sul on mingi,
ju siis pidi nii olema. Täpselt, ju ma pidin maha jääma. Seal oli põhjus. Või sa jääb, ma räägin bussidest, lennukitest, mis iganes asjadest, ma ei tea. Sa sõidad autoga täiesti lambist teist teed pidi. Et sa lihtsalt oledki, et ma ei tea, ma tunnen, et ma täna peaks sealt minema. Lihtsalt pulli pärast. Me võime panna ka tegelikult selle äkki ülesse. Et te saate lugeda nende kohta, et see oleks ka, et kui võib-olla lugedes on natuke võib-olla veel kergem aru saada, et kes nad siis tegelikult on. Et on inimesed, kes on kuulmismäluga, on inimesed, kes on visuaalse mäluga. Täpselt. Nii et aga aitäh teile, et kuulasite ja ma loodan, et teile meeldis meie tänane episood. Ikkagi natukene rollercoaster nagu alati. Me ei saa ilma hakkama enam. Aga kohati natuke võib-olla kergem seedida kui eelnevaid. Kui meie eelnevad episoodid, sest et need on väga intensiivsed olnud, et nüüd täna tuligi natuke selline kergem. Natuke võib-olla kergem. Natuke teistsugusem. No, tegelikult ei saa öelda, et ta on nagu kerge, aga ta on teistmoodi. Et siin episoodis on kindlasti asju, mida te varem ei ole kuulnud. Et just see ongi see, mis meie episood või miks meie podcast on teistmoodi, ongi see, et võib-olla kuulete siin asju esmakordselt, mis on väga hea. Ja samuti tutvuge siis ka meie Patreoniga. Sest me oleme nüüd Patreoni. Ma panen lingi siia ja seal tuleb pikem, rohkem detailsem video. Lähme rohkem sügavuti. Selle kohta, et need erinevad rassid, mis me eelnevalt just nimetasime, et me lähme veitsa sügavuti, lähme sinna võib-olla natukene rohkem sinna conspiracy theory kind of vibe'i. Nii et veel kord aitäh teile, et kuulasite ja siis nagu alati likeige ja subscribe'ige meid YouTube'is, followge meid Instagramis ja TikTokis Your Spiritual Mommy's podcast. Ja kuulake meid ka Spotify'st ja samuti minge otsige meid üles Patreonist, mille link on siin ja kohtume varsti taas kohtumiseni. Bye!